Tervist! Tänase õppematerjali kõige inspireerivam teos on mees, kes jäi ellu, The Revenant. Ja me teeme sinuga täna üsna pika mõttetöö, tundmise töö eesti keeles. Me palvetame, et jääks püsima mu kodukohtud stuudio. Teeme siis teistmoodi, teeme nii, et ta püsib nii nagu püsib eestlane igasuguse ilmaga ja kirjutab järgmiseks õppematerjaliks sulle ökoküladest. Just tänu sellele mees, kes jäi ellu Leonardo DiCaprioga peaosas, uuris koolipreili murutar ka tänaste indiaanlaste mitte nüüd enam reservaate, vaid indiaani tarkustel põhinevaid ökokülasid, off-grid teadmisi rakendavaid permakultuurilisi eeskujusid ja ma tahaksin kogu hingest, et Eestis sünniksid samasugused, paraku need, mida on loodud, millegipärast hääbuvad ja ei toimi enam. Niisiis loodus võtab kõik omaks. Selle materjali puhul me loomulikult paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Me vastame küsimustele. Kuidas roomas mees Oscarite suunas ja veganina sõi toorest maksa. Kunst väärib kohvreid. Ja küsimused on meil, mida tähendab mullast oled sa võetud ja mullaks pead sina saama. Milline on vahendatud ja moonutatud suhe loodusega? Võta kokku ennast ja Olav Osolini tsitaat, mis on selle sõnumi mõte. Kas sina püsid möllava looduse päevil kodus või hukud lollisti autos? Mis juhtus Arno Taliga? Milliseid stiihiatest kirjutavaid Eesti autoreid on tekstis loetletud, oled lugenud? Milliseid välisautoreid on loetletud, oled lugenud? Sinu suhtumine sõjapõgenike abistamisse. Me oleme saanud seda alates sellest, kui oli selle õppematerjali loomise aeg, 2023. aasta, meie oleme saanud seda harjutada veel ja veel, mille poolest sarnanevad Eesti rahvad, Siberi rahvad ja põlisameeriklased. Miks ei kuulata Turovskit ega muinasjuttude sisendatud headust, empaatiat? Kuidas loodus kõik omaks võtab? Jäägitult, sõbrad, jäägitult. Pealkirja lõpus ei ole üllatus, punkti ei ole. Sissejuhatus räägib meile kahe käima tõmbava põimlausega komaderikkalt nii. Maja koma, mis jääb kas või kokku kaarekesega alt, aastaks tühjalt seisma, koma, põimlause kiil sai läbi.
maja kasvab jada. Kasvab väljast võssa ja muutub seest hiirte ämblike ja lagunemise pidusaaliks üks sõna. Meie ajastu inimene, kes jääb kas või üks sõna ööpäevaks kokku, poolitusmärk rea lõpus. Elektrita, põimlause kiil lõppes siin. Leiab end looduse meelevallas üks sõna, termin. Olenemata ükste sellest, kas ta teadvustab end emakese maa osana, on ta tsivilisatsioonist ära lõigatud ega ja ningega või nende ette ei käi, ega kümble enam ka vahendatud või suisa võlts tegelikkuses kokku. Ja algab teema arendus suhteliselt pika sissejuhatuse järel. Nüüd ehk jõuab pärale, et kõik saab huumuseks. Liitlause järgmine osa kirjeldab, mis värk on selle huumusega. Nostra bebit huumus, ladina keel, Gaudeamuse rida. Loodus võtab kõik omaks, mõttekriips. Nii söötis põllud tagasi metsaks, kui, ilma komata kui, oskamatu inimese kondid. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sina saama. Meil on loodusega osadusest erinevad kogemused, igaühel oma. Kellel otsene, kellel vahendatud, olgu tegemist kuude pikkuse kokku, põua või talvise lumeorkaaniga, üks sõna, orkaaniliik, inimese väiksust tõestavad nii ise kogetud kui ekraanidelt vaadatud üleujutused, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, ja maalihked kokku. Ise kogetu pigem kokku. Väga viga ei ole siis ka, kui lahku jääb, pigem kokku. Ise kogetu annab holistilise tervikliku edukogemuse, üks sõna, muidu on kogemus edul, aga meie idee on selles, et sul on kogemus. Holistilise edukogemuse, vahendatu külvab ebamäärast üks sõna, hirmu, kes heitleb ise lumehangede, üks sõna, jääväljade kokku ja elektrikatkestustega üks sõna, ei seestu USA 8 osariigi üks sõna, tänavu pigem Kanada, -50, täna -45-kraadilisse kokku, kas sidekriipsuga või täitsa kokku, katastroofi. Ja tuleb ühe hea teksti, arvamusliidri tsitaat. Vahendab meedia sidekriips ja muusikamees kokku, see tähendab muusikamees ja meediamees. Olav Osolin, jutumärgid algavad alt. USA-s on ikka täielik hullumaja, ei ole ühe hullumaja. Hullumaja, majaliik, termin kokku.
külma 45 kraadi nii, et inimesed külmuvad autodes surnuks. Sõidad, jääd lumme kinni, esialgu kokku, hoiad mootori käigus ja saad sooja oodates, et keegi päästab su ära, aga siis saab bensiin otsa ja kudu. Või siis külmud surnuks tänaval ja jäädki lumehange, üks sõna, kust sind kunagi leitakse. Nagu ikka kirjutab meedia ka imelistest pääsemistest, kus autosse jäänud pereisa. Me ikka kirjutame selle pereisa üheks sõnaks, ehkki autosse jäänud kokku pereisa ei ole ka vale. Autosse jäänud kokku pereisa kokku on viimses hädas võtnud oma väiksed lapsed kukile ning läbi tuisu ja lume kahlanud, kuni on majakeseni jõudnud nagu Juhan Liiv. Lõpuks tulukene vilgub. Tüüpiline on ju see, et ehkki meedia ja isegi president on hoiatanud, et ilm on hull, püsige kodus, tuleb ju ikka oma pere autosse laadida ja teele asuda, sest vanaemal üks sõna on kalkun ahjus ning ega meiega ei juhtu ju midagi. Midagi juhtub arvutimängus, televiisoris. Selles osas ei erine ameeriklased eestlastest väikese tähega mõlemad. Ainult mina olen vist üksinda selline arg. Üks sõna, kes täidab valitsuse korraldusi ja tulise ilmaga õue ei lähe. Jutumärgid kinni. Algasid alt, lõpevad üleval. Eesti pärismaalased, üks sõna ehk lühendid ilma punktita. Maakad teavad sünnist saadik, et aastaajad üks sõna vahelduvad ning mõnikord kokku on hanged Tare katuse räästani. Nüüd on huvitav, mida teha. Variant A. Tare katuse kokku räästani. Variant B. Tare katuse räästani. Variant C. Võib lahku ka jääda. Mina eelistaksin hanged Tare katuseräästani kokku. Maakatel on kogu aineringlus üks sõna kodus ning lehma lüpstes ja keldrist kartulit võttes. Äkibele nad läbi tuisuvaalude üks sõna. Supermarketisse kokku. Ega sõida end kanamunade üks sõna nimel autoga surnuks. Neil on targad lihased ja loogika versus linnainimeste kokku ahastus, sellepärast et lockdowni 2 varianti, sa kas kirjutad nagu hääldad, lockdown, või kui kirjutad inglise keeles lockdown, siis trükkides läheb ta kursiivi külili ära. Või elektrikatkestuse kokku ajal jõusaali äissa. Vaesuse ja rikkuse olemus on teisenenud. Mäletate Arno Tali juhtumit, Oskar Lutsu kevades raamatute nimed alati jutumärkides siis selles tekstis
aja kokkuhoiu mõttes, kuna tekst on pikk, ei ole ma neid välja noppinud. Algavad alt, lõpevad üleval. Poiss kukub rajateelet jäisest veest päästes samuti sisse ja jääb kopsupõletikku 1 sõna, 2 kaad. Teele kukkus sellepärast sisse, et toots peibutas, ahvatles teda roostiku õhukese jää peale minema. Kuidas sa muidu Arno käest hiljem naise endale saad, eks ole? Kehviku tervis on kehvake ning jõuka talu pärijanna peab napilt ellu jäänud ja tervenenud kaunihingelist 1 sõna, naabripoissi 1 sõna, läbi hangede mitmeid kilomeetreid 1 sõna, koolist koju keelitama ja talutama, et too lumme ei kustuks. Osutub lumme kustuks. Vastasel juhul 1 noor elu. Ja. Abitus ei ole ahvatlev. Koolon. Selgitame, kuidas näeb välja olelusvõitlus inimlooma noorkarjas. Abitus ei ole ahvatlev, koolon. Teele valib imeliku ning sestap on endast jõulisemat muljet jätta oluliselt lihtsam neil noormeestel kokku, kes on end linna võidelnud. Ülikond 1 sõna ja haridus korvab mannetud musklid ja vähese väe. Inimolemuse 1 sõna ja aastaaegade kokku vaheldumise süvahoovusi kokku nii maal kui linnas kirjeldavad läbi oma tuhandete käsitsi kirjutatud lehekülgede kokku nii Anton Hansen Tammsaare kui Eduard Vilde ja Kailid ka. Esimese Tõde ja õigus ning teise Mahtra sõda asetavad eestluse olemuse loomulikult ka kõikvõimsa looduse taustale. Pisuhänna hapral seltskonnal poleks teose külmale maale karmis keskkonnas mõlemad kaad alles, ses liitsõnas vähimatki lootust ellu jääda. Elamise maal või linnas, nagu ka elukutse, mis kutse on, amet on, kokku valime vastavalt eeldustele ja eeldamistele ise, kuidas tema ei käsi. Kes läheb näiteks meremeheks 1 sõna, peab arvestama, et mõni torm võib ta lõplikult merele anda. Johann Smuul kirjutas selleks teose Karge meri ja Lennart Meri Hõbevalge, et tõelistest stiihiatest saaksid aru ka need, kes merdega Siberit omal nahal iial ei koge. Nooremad põlvkonnad ei lase endale ligi õõva, kuidas võib üks eestlane teise üles anda, kodust välja tõsta ja taigasse tappida. Meie hulka saabunud sõjapõgenike kokku, traagikast noored samuti osa ei saa, mõttekriips. Hingamispaus. Üks ei räägi vene keelt,
kooma, teine ei mõista veel kohalikku 2 k-d. Ühenduslüli kokku on heal juhul inglise keel. Pealiskaudsetele kokku inimestele on lihtne helmelist populistlikku valimiskampaaniat. Üks sõna pähe tõmmata mõttekriips. Meid venestatakse pagulasi vastu võttes hullemini, ei ole koma. Meid venestatakse pagulasi vastu võttes hullemini kui Vene ajal. Kui ees koma ei ole võrdlev kui vastu võttes kokku ei kirjuta, sest selle ees on laiend pagulasi vastu võttes hullemini kui Vene ajal ning sõjapõgenikud, üks sõna, hakkavad siin haigusi levitama. Selle loogika kohaselt võinuks rootslased süüdistada sõja eest üle karge mere põgenenud Eesti haritlasi. Väikese tähega omadussõna. Rootsi näiteks lätistamises. Kuidas ukrainlane muidu ikka Eestit venestab. Vene ajaks nimetatu oli tegelikult nõukogude aeg. Täna Soomes töötavad eestlastest arstid ja veterinaarid on sama lõdvarandmega prostituutideks nimetatavad. Ukrainlaste seas on nii arste kui loomaarste üks sõna, kellest on Eestis kriitiline puudus. Muide, siia tuleb väike paus sel lihtsal põhjusel, et kass küsib tuppa. Kuusikul on hetkel 18 kraadi. Sellest ka kassi hädakisa akna taga. Kassi küüned külmetavad, kassi varbad võlutavad. Niisiis rääkisime loomaarstide puudusest. Tänu jõulisele vaatemängule üks sõna on lihtsam kaasa elada Ameerika pärismaalaste üks sõna kallal toimetatud vägivallale kokku. Näiteks filmi Mees, kes jäi ellu vahendusel. Kui meile näidatakse inimliha üks sõna, mille karu on luudelt lahti krabanud, jätkub imeilu. Oksa tõmmatud indiaani šamaanid kindlasti kokku. Oksa tõmmatud võib olla nii koos kui lahus ja poolitusmärk on rea lõpus. Indiaani šamaanide liha, mille üle raisakullid kokku rõõmustavad, lõpnud hobuse rümpa. See sõna muuseas naljakal kombel seoses assotsiatsioonidega seriaalköök teeb hingamise kergemaks ja olemise vähem süngeks. Indrek Taalmaa kehastatud karakter nimetas Kristjan Kasesalu kehastatud kangelast rümp. Ja kohe on pisut veidi tsipa natuke helgem hihi. Lõppenud hobuse rümpa, mille sisikonnast see üks sõna ei ole enam kelle, nüüd juba mille. Ilusa Paloosa oli filmis Kirju hobune. Ellujääja üks sõna, varju poeb,
koma, kuni see on veel soe, mõttekriips, siis puudutab küll. Ukrainas lihaks saanute numbrid alles kasvavad ning jäävad lõppeks teadmata. Ei ohverdatud inimeste kodusidekriips ega ammugi mitte metsloomade kokku, ehk siis koduloomade ja metsloomade tegelikku arvu me teadma ei saa. Targad ja tähtsad lepivad midagi kokku, nagu ka planeedi rahvastiku arvuks üks sõna 8 miljardit. Mõttekriips, tõenäoliselt üks sõna. Oluliselt hiljem, kui see koma, ajaline tingimuslik, kui selle ette koma käib, tõenäoliselt oluliselt hiljem koma, kui see number päriselt täis sündis. Saame süvakogemuse kokku sellest koma, kui otseselt inimese korraldatu ja inimesega juhtuv puudutab kõiki loomrahvaid kokku. Leinakem 50 000 Mustas meres hukkunud delfiini. Kuidas see käib? Umbes samamoodi, kui sa lähed kinno, vaatad Avatari ja Avataris hukkuvaid vaalasid taga nutad. Sama siin päris maailmas. Uus lõik, me ei pane ühte lõiku üle 2-3 lause. Raamatute lugemise aegadel, see on natukene kipe, enam ei ole raamatute lugemise aeg. Aega ei ole. Kirjutas Ernest Seton Thompson osaduse tekitamiseks südant raputavaid, pigem kokku, lugusid loomadest. Jack London kirjutas lugevad põlvkonnad eriti rajusse reaalsusse. Seiklusjutte maalt ja merelt sarja, nagu raamat, nii ka sari, jutumärkide sees. Raamatute lugemisele, lausa ahmimisele, kasvasid ka linnalapsed, üks sõna, siiski üsna tõetundlikeks kokku. Raamatut lugedes sa kujutled, visioneerid, oled seal, töötab. Viimaste aastate uusmaalased, üks sõna, on oma teadlikkuse kaskad ja hariduse tagasi juurde toonud. Me oleme need permakultuuri harrastajad, käsitöise majapidamise tõukajad, sang, kang, hang, pang ja ühtlasi sõrg, kärg ja härg, pere. Viiruste ja kriiside ajal on ladusam looduses luua, mitte abituna korterites kuhjuda. Idüll ja harmoonia ühendab ideaalis vaimse ja füüsilise töö. Üht tehes puhkad teisest, teame küll. Linnud ja liblikad, vetevallad, üks sõna ja värske õhk. Tegelikkus kaskad võib sinu muinasmaa üks sõna, aga hetkega ellujäämislaagriks kõik 3 sõna kokku muuta. Kevadine üleujutus kokku, suvine põud, parmud ja tühjad tiigid pole algajate uusmaalaste üks sõna,
plaanides. Kuna me saame koma, mida tellime, koma, kiirukene lõppes. Olgem oma manifesteerimistega väga täpsed. Ülekuumenenud üks sõna, ajule puhkust taotledes võime saada lumeorkaani üks sõna ja elektrikatkestused üks sõna, koma tagumikuni lume ja pakase pideva ahjude kütmisega. Sinna otsa jäävihma üks sõna, vihmaliik, poolitusmärk rea lõpus ja jõest vee tassimise. Kui oleks lihtsalt vee tassimine, oleks koos. Laiend jõest jätab lahku. Jõest vee tassimise. Lumesahk üks sõna tuleb mitmendal päeval, kooma, kui keegi lähikontsetest üks sõna tahakski appi tulla, koma, ei pääse ta sulle ligi ning on ise ju samas jamas teises Eesti otsas. Või Marokos lumehanges. Aha. Plaanid pidudest ning elamuste loomisest ja jagamisest võivad jumala naerusaatel ka hädise auto aku. Kui me jätame lahku, siis on hädise auto aku. Kui me kirjutame kokku, siis on hädise auto aku. Mõlemad on maarahva rõõm kogu automaksu eest. Hädise auto aku ja nadide rehvide alla hääbuda. Seal sa siis oled täielises isolatsioonis, päevi internetita ja elektrita koos kõige sellest tulenevaga. Selles lauses ei olnudki komasid. Lumekuninganna raamat. Ma ei tõmmanudki seda lahku, sa tead küll, et Lumekuninganna on üks sõna ja multifilm kokku, nii nagu ka animafilm oleks, annavad talve dramatismist justkui üks sõna, mõningase eelteadmise kokku, koma, ent samas loovad Netflixis tsirkuleerivad tooted ka süveneva illusiooni, koma, et stihia saab stoppi panna ja pissile minna. Frozen vahendus seal on sidekriips. Frozen on anima, ent siin me ei kasuta teda lausa multifilmi nimena. Ta on pigem inglise keelest laenatud sõna külmunud, frozen vahendus. Sa võid siia toppida tegelikult ka jutumärgid, mis algavad alt, lõpevad üleval. Frozen vahendus toob väikestele tüdrukutele laulud ja lootuse, koma, et nad saavad sama ilusaks kui animategelased üks sõna. Ilma komata võrdlev kui. Sünteetilised Elsa-patsid sidekriipsuga käib kokku, muidu oleks meil sünteetiline Elsa. Sünteetilised Elsa sidekriipspatsid asendavad unistuse oma penist ja ponist. Seda lihtsam vanematel, koma, kes endasse suisa sõltlastena uudiste voogedastusest üks sõna hirme ahmivad. Kui Darel kasvas, Minu pere ja muud loomad, raamat tead küll, Jerryst
10 loomaaedu kokku, see zoopark, rajanud ja tuhandeid loomrahvaid kokku päästnud. Geraldiks, siis koges ta, kui nürimeelne üks sõna ja peatamatu on elu ja ilu hävitav kurjus. Tarel rajas loomi päästes väga palju. Loomaaedu midagi hullemat kui su eluajal nende loomaaedade puruks pommitamine saab olla vaid oma lapse, mehe südamesõbra matmine. Aleksei Turovski räägib täna, kui suur šokk on loomadele ootamatult algav uus aasta, üks sõna, uus aasta, termin, öösõda, öölaulupidu, ööülikool, öösõda, üks sõna, koletulestike kokku, teema alla ilmub sotsiaalmeedias, kokku, meedialiik, ühismeedia. Sotsiaalmeedias kõige ootamatumatelt isikutelt kõige rõlgemat röma, valides niisugusi rõvedaid sõnu, näitab teksti autor oma suhtumist. Tal on see õigus. Inimkahjurid, üks sõna, kehitavad õlgu, ei saa siis nüüd pool tundi pauku välja kannatada. Ei saa. Aastaid kasvatatud koer või hobune hukkub sekunditega. Veneetsias Püha Markuse väljakule tulistatavad tuvid ei saa turmtuld, üks sõna, välja kannatada ja igal aastal on Püha Markuse väljak Veneetsias kaetud tuhandete tuvilaipadega. Tõusevad ehmatusega õhku ja kukuvad surnult alla. Inimene on looduse kroon. Ka vapustuse saavad loomad on sageli elu lõpuni traumeeritud. Ei tähenda, et on sõja ja tsirkuse hobused, pommi ja võmmi koerad. Põhimõtteliselt peaks olema see lause nüüd täis sidekriipse ja kokkukirjutamisi. Põhimõtteliselt. Ma loen sulle ette, kuidas see võiks pedantselt kirjutades olla. Sõja sidekriips ja tsirkuse hobused, üks sõna. Pommi sidekriips ja võmmi koerad, üks sõna. Sõjahobused, tsirkuse hobused, pommikoerad, võmmikoerad. Ei tule nii selgelt esile sõnade mäng pommi ja võmmi koerad, jätkem see lahku, siis on selge. Issand, kui vaimukas on teksti autor olnud. Mõttekriips, turvaline, komast pikem hingamise pausi kirjavahemärk. Koerad, mõttekriips. Suurem osa loodusest pole alalises lahingus, vaid talveunes kokku ning praegu valdavalt ka tiined. Loodus võtab moel või teisel kõik omaks. Ja selle pika lause tagumine osa selgitab, mida väidab esimene lause osa. Ei stiihiad
Atsa, ma hüppasin järgmisse lõiku. Loodus võtab moel või teisel kõik omaks, koolon. Hukkunud kõdunevad mullaks, koma, ka see elukauge üks sõna, hüperaktiivne kokku, koma, kes koletulestike üks sõna teema peale röhib, koolon. Jah, koma, aga minul peab lõbus olema, öömärk. Pill tuleb pika ilu peale. Meie inimesed naljatasid selle lause juures. Till tuleb pika pilu peale. See teisiti oli või? Nii nagu oli selle teksti sissejuhatus suhteliselt pikk, on tavapärasest keskmisest pikem ka tema väljajuhatus, lõppsõna, kokkuvõte. Ei stihjad ega sõda ole 2023. punkt, järgarv, aasta alguseks veel nooremaid inimesi hellikute nutimaailmast. Nutimaailm, kõik 3 sõna kokku, poolitusmärk rea lõpus. Ei ole veel nooremaid inimesi hellikute nutimaailmast tegelikkusse raputanud. Olgu vanematele siis lohutuseks seesama kokku, hirmus ilus loodus, koma, kes annab ja võtab niikuinii. Kõik 3 sõna kokku. Juhin tähelepanu, kui sa ütled loodus, kes, puu, kes, lill, kes, oled sa juba oma meelt avaldanud. Üksnes plastiku lagundamisega teisiti, kui teda põletades Gaia toime ei tule. Kõik muu tema menetleb ära. Plastik jääb forever, päris hull. Kujutage ette tulevaste põlvede ettekujutust ja arvamust, mis asjad meie olime. Võib-olla kokku, selle pärast, võib-olla nii koos kui lahus, võib-olla selle pärast või siis võib-olla selle pärast. Ent plastikuga alateadlikult kokku ümbritsemegi koma, et meie asjad jääksid igaveseks alles, koma, kui, saad aru küll, võidab see, kellel on surres rohkem asju, on siin silmas peetud. Sind ootab 11 küsimust ja eriti tore saab olema sinu hetk mediteerimist kirjutamise meetodil. Saad võtta iseendaga ühendust ja iseenese käest küsida, kas sina oled ellujääja, kas sina oled see, kes suudab pugeda rümba sisse, kas sina oled see, kes tuleb välja tulest, veest, vasktorudest. Inimestel, kes elavad maal koos loodusega, on iseendast adekvaatsem ettekujutus ja sellepärast, et inspireerida meie kolledži inimesi, et inspireerida ka sind, kallis päiksekiir, ongi mul järgmise tekstina loomisel ökokülad ellujääjatele.
seni ei ole Eestis neist väga palju välja tulnud. Sinul tuleb, ma tean. Elame veel. Kohtumiseni.